Suvi on puhkuste aeg, mil inimesed reisivad rohkem kui tavaliselt. Oleme siin Gjensidige kindlustuses ja uurime, miks on vajalik teha reisikindlustus. Tegemist on siis kindlustusseltsiga. Oleme Põhjamaades ja Baltikumis suuruselt teine kindlustusgrupp ja Eestis oleme tegutsenud juba üle 10 aasta. Ma tean, et hiljuti te tellisite ühe uuringu ja selle põhjal on teil päris huvitavad tulemused. Millega siis täpsemalt tegu oli? Viisime Gjensidigesse koostöös Nielseniga läbi sellise uuringu, kus küsisime inimeste käest, kui tihti nad üldse kindlustavad oma reisi. Ja saime vastuseks väga huvitava tulemuse, et tegelikult kindlustatakse ainult pooltel juhtudel oma reis. Ja seda pigem siis, kui reisitakse kuhugi kaugemale. Kui me räägime naaberriikidest, Läti, Leedu, Soome, siis pigem ei kindlustata üldse. Samamoodi, kui me räägime pikkadest nädalavahetustest, reisitakse Euroopasse neljapäevast pühapäevani, siis ka pigem mitte. Kindlasti reisides ka naaberriikidesse tasub mõelda reisikindlustuse peale, sest seda õnnetusjuhtumit võib juhtuda ka Soomes, Lätis, Leedus. Kindlasti, kui reisida Euroopasse kas või pikaks nädalavahetuseks, neljapäeval lähed ja siis pühapäeval tagasi, ka mõelda selle peale. Reisikindlustus hõlmab meil kindlasti meditsiiniabikaitset, hõlmab pagasikaitset, juhul kui pagas läheb kaduma, varastatakse. See hõlmab selliseid olukordi, kus riigis, kuhu reisitakse, tekib mingi streigiolukord. Ja see kindlasti hõlmab vastava lisakaitse puhul ka reisitõrget, et kui reis jääb ära, siis hüvitame selle reisi maksumuse ja ka erandekskursioonid. Ma tean, et Gjensidige tegelikult pakub veel teisigi kindlustusi, mida näiteks? Ja, me pakume Eestis kõiki põhilisi kindlustustooteid, liiklus, kasko, kodukindlustus, loomulikult reis, millest me rääkisime, aga ka õnnetusjuhtumi kindlustus ja ettevõtetele mõeldud kindlustused, varakindlustus, vastutuskindlustus. Et kõik põhilised kindlustuskaitseliigid on meil siis saadaval. Järgmine kord, kui kohvrit pakite, veenduge, et lisaks passile ja lennupiletitele oleks ka reisikindlustus tehtud, sest pigem karta kui kahetseda.